Jaa, aitäh. Noh, kordamine on tarkuse ema. Käime mõned asjad läbi, mida ma siin puldist olen korduvalt rääkinud. No, kolleeg Kadastik tuleb pulti ja ajab jälle pada meile siin. Et noh, odav elektrihind, et teeme ikka seda taastuvenergeetikat ja siis see teeb hinna odavaks. No aga ei tee ju, Maarjo. Vaatame Taanit ja Saksamaad. Noh, on pandud seda taastuvat seal püsti nii mis hirmus ja elektrihind on ikka kallis. Ühendkuningriigis samamoodi. No ei ole odavamaks teinud, kallimaks on teinud. Me ei tea, mis nad seal, äkki nad peaksid sinu juurde tulema mingisse loengusse, kus sa räägid ära, kuidas see neil odavamaks teeb. Või noh, sest noh, tegelikult ei tee odavamaks, faktid näitavad. Ja nüüd tegelikult see, et me räägime siin jälle elektri hinnast, tegelikult noh, ütleme, majanduskomisjoni vestlustes ja ka koridori vestlustes, ma usun, oled nii sina, Maarjo, kui teised nõus minuga, et me peaksime rääkima kulust ühiskonnale, mitte elektri hinnast, sest noh, vahepeal teada on, et sotsid tahtsid teha nii, et paneme kogu kulu maksudesse ja siis teeme rahvale nulliga elektri hinda ja ütleme, näete, kui hea sotsialism on saabunud, et noh, aga kogu kulu läheks ikkagi suuremaks, kui ta täna on. Noh, ja mis puudutab seda kogu kulu, siis selle taastuvenergia puhul võrgu ümberehitus, siis see asi, millest räägitakse palju nüüd viimasel ajal, ja see on just selle taastuvaga seotud, niinimetatud süsteemiteenuste turg kõlab maru põnevalt, nagu tekiks mingisugune uus äri. Tegelikult tekib uus kulu. Loomulikult väikese seltskonna jaoks on see ka uus äri, aga see on kõik see, mida on vaja ehitada selleks, igasugused need võimsusreservid ja sageduste hoidmised, seda ongi vaja ehitada, kui sul on ilmastikust sõltuv elektri tootmine. Ja see tähendab suurt lisakulu. Kui siin räägitakse samal ajal, et hakkame suurt tööstust Eestis arendama, siis tegelikult see tööstuse jaoks sisendikulu läheb suuremaks. Ja siis tegelikult see puent ikka kogu selle taastuvenergeetika juures, et nende taastuvate kõrval peab olema mingi ilmastikust mitte sõltuv tootmisvõimsus. Ja eriti, kui sa räägid, et tahaks tööstust kõvasti arendada, siis peab see tootmisvõimsus olema küllaltki nii suur, nagu on su tiputarbimine, sest tööstur tahaks aasta ringi panna 24 tundi 7 päeva nädalas oma tööstuses midagi toota, siis on asi majanduslikus mõttes mõistlik. Ja seal kõrval saab siis olla, Euroopas räägitakse palju gaasist, räägitakse siin ka tuumajaamadest, aga väga hästi saab rääkida ka põlevkivist selles valguses. Aga nüüd ma jõuan ikkagi selle juurde, et siis sa teed need tuulikud ja päikesepargid ja ehitad sinna kõrvale mingi fossiilkütuse või tuumajaama. Ehk et sa ehitad elektri tootmiseks masina, mille kõrvale on vaja teist masinat. Mina ütleks, ehitaks ainult selle teise masina. Siis kõik see raha, mis selle esimese masina peale muidu ära oleks kulunud, selle eest saab midagi muud teha. Nii et praegu peaks välja mõtlema uusi toetusi ja tõepoolest ka need vanad tuleks ära lõpetada, seepärast ma kutsun kõiki seda eelnõud toetama. Ja ma lisaks ütlen veel siia juurde, et valitsus tegelikult peaks väga tõsiselt vaatama läbi, millised on võimalused saada vabastus meie energiatootmise ettevõtete jaoks CO2 kvoodi tasust ja kui see õnnestuks saada, siis meil enam ei oleks siin saalis neid arutelusid, et kas tuule on odavam või põlevkivielekter on odavam. Et siis meil oleks ilmastikust sõltumatu ja piisavalt kättesaadav energia. Loomulikult tuleks ka Eesti Energiale siis selgelt öelda, et nende olemasolevaid energiablokke tuleb korralikult hooldada ja võib-olla tuleb mõni juurde ehitada ja siis meil tekib mingisugune lootus siin riigikaitset arendada ja tekib raha selleks võib-olla piisavalt, sest muidu see kõik jääb ilusaks muinasjutuks. Taro küll, ma ütlen. Aitäh!